Tšau! Täna ma kutsun teid koos endaga küpsetama sidrunipulkasid. Tuleb tunnistada, et ma pole neid enam päris ammu teinud. Ehk ma mäletan veel midagi. Ja ehk tulevad nad endiselt väga head välja. Selleks on meil vaja mune. Palun ärge sattuge reklaami ohvriks. Kuigi siin karbi peal on kirjas Kalevipoja munad, siis ma ütlen teile, et selle karbi sees on siiski kõige tavalisemad kanamunad. Siis on meil vaja suhkrut, vaniljet, soodat, sidrunit, jahu ja võid. Hakkame pihta. Kõigepealt paneme kastrulisse 180 grammi võid. Kuna pakis on 200 grammi võid, siis ma mingi veerandi jagu võid jätan alles ja ülejäänud panen kastrulisse. Nii, ja siit ta tuleb ja siia ta läheb. Veerand võid jäi alles. Küll see kuhugi pudrusilma ära tuub. Järgmisena lisame võile suhkrut. Ma enam ei mäleta, kas oli mingi 320 või oli 330 grammi suhkrut. Paneme umbes, see teeb umbes mingi 17 supilusikatäit suhkrut. Nii, tõesti sai umbes. Me võime lisada sellele suhkrule ka vaniljet. No ma panen umbes supilusiku otsaga kuskil nii palju. Päris kõik ei panegi. No panin natukene vaniljet. Segan võid lusikaga natukene siin segamini. Praegu ta veel eriti hästi ei segune, aga las tal olla. Ja nüüd ma riivin sidrunikoore siia sisse. Nii, ma riivisin siia kastrulisse sidrunikoort täpselt nii palju, kui riivida andis ja täpselt nii palju, kui oli võimalik. Hõõrun nüüd veel seda suhkrut ja võid natukene. Ja siis ma teen midagi sellist, mis ei ole retseptis ette nähtud ja mida ei pea tegema, aga mina siiski teen. Nimelt, ma pigistan siia segu sisse ka sidrunimahla, sest mulle lihtsalt meeldib, kui on ka mingi hõrk sidrunimaitse juures. Retsepti järgi ei pea siia sidrunimahla lisama. Ja ma pigistan seda umbes kuigi palju. Ülejäänud mahla ma pigistan lihtsalt kruusi, ma ei tea, mis teie teete, kui teil... üks võimalus on lõigata viiludeks ja panna tee sisse. Aga kui mina tarvitan sidrunit ja mul jääb sõna otseses mõttes seda sidrunit järele, siis ma pigistan sidrunimahla välja ja pärast asetan selle sidrunimahla jääkuubiku vormi, et siis oleks hea sidrunimahla kuubikuid tee sisse lisada. Praegu ma ei hakka neid sidrunimahla kuubikuid tegema, sest ma arvan, piserdan pärast nendele sidrunipulkadele seda sidrunimahla peale ka. Järgmisena näeb sidrunipulkade retsept ette seda, et me lisame siia ühe terve muna ja siis lisame veel ühe munakollase, need üks terve muna ja siis veel üks munakollane lisaks. Nii et ma selle munavalge jätan siia tassi ja lisan siia veel ühe munakollase. Nüüd on see meil selline hästi ilus, selline pehme
võis suhkru sidrunimahla segu. Ja nüüd tuleks siia lisada umbes 360 grammi jahu. Aga kuna ma panin siia ka sidrunimahla, mida tegelikult ei olnud retseptis ette nähtud, siis ma tean, et mul läheb seda jahu päris kindlasti siia rohkem kui 360 grammi. Väga tublid perenaised hakkavad nüüd seda jahu sõeluma, aga minu jaoks on see üleliigne peenutsemine. Nii et mina panen kohe siit samast umbes täpselt jahu. Siis panen enam-vähem pool lusikatäit soodat ja veel natukene jagu. Segan pisut. Põhimõtteliselt võib seda kõike ka nüüd mikserdada, kuigi tegelikult saab ka ilma mikserdamata hakkama, sest see taigen tuleb nii või teisiti käte vahel parajaks muljuda, voolida, et ta oleks elastne ja temast saaks pulkasid vormida. Ma arvan, et ma seekord miksrit ei kasuta. No nii, kui juba, siis juba. Laua ma olen juba vaikselt jahuga ära ristinud, sest jahukott natukene lekkis. Olgu ta siis hea lekkida. Ma kallan ise vabatahtlikult siia lauale jahu juurde. Tainas on enam-vähem elastne. Tuleb juba ilusti käte küljest lahti. Vot taigen on mul nüüd siin enam-vähem selliseks neljakandiliseks rullitud. Mul tulevad need tainaribad täiesti suvalise suurusega, aga see näitab seda, et tegemist on siiski ehtsa käsitööga. Minu käsitööküpsised ehk sidrunipulgad on nüüd valmis voolitud. Seejärel kallame suhkrut vabasse karpi ja selle suhkru sees me teeme need sidrunipulgad üleni suhkruseks, ennem kui asetame need plaadile. Minu suhkurdatud sidrunipulgad on nüüd siin panni peal ja ma piserdan neile siia peale sidrunimahla täiesti suvaliselt. Mõni saab rohkem, mõni saab vähem, aga mulle lihtsalt meeldib, kui neil küpsistel on tunda sõna otseses mõttes sidruni maitset. Ja nüüd me asetame need küpsised umbes 180 kraadi juures 10 kuni 12 minutiks ahju. Ütlesin, et neid tuleb küpsetada 10 kuni 12 minutit. 11 minutit on täis ja ma võtan need sidrunipulgad nüüd ahjust välja. Nagu näete, on küpsised sellised suhteliselt heledad. Teile võib tunduda, et see küpsis on toores. Tegelikult ta seda ei ole, sest kui ta nüüd jahtub, ta muutub natukene kõvemaks ja paremaks. Nii et täpselt selliste heledatena on just õige need ahjust välja võtta. Sellised need küpsetatud sidrunipulgad on. Praegu hetkel on nad veel soojad, kuid veel paremini maitsevad need sidrunipulgad siis, kui nad on maha jahtunud. Head isu!